Tere kõikidele Jääratähtkujus sündinutele. Jäärad, vaatame, mis ootab teid ees detsembrikuus. Ja vaatame nagu ikka, millised on teie positiivsed ja negatiivsed energiat. Aga seekord vaatame siis 2 kaardipakil, energiakaardidel ja tarokaartidel. Lenormand kaardid ma tõstsin nüüd ära kõrvale, kuna nüüd on olemas sellel kanalil ka nädala ladumised, nädala energiat. Siis ma otsustasin, et ma teen need kuu ladumised natuke lühemaks, et nad ei oleks nii mahukad. Ja ega see Lenormand kaartidega nagu väga teile ka midagi ei andnud, see oli rohkem mulle kinnituseks ja nagu ma olen ikkagi mitu korda maininud juba, nad on rohkem sellised privaatseteks sündmusteks, sündmuste vaatamiseks nagu mõeldud kaardid. Et seal on nad nagu hästi täpsed. Aga vaatame siis teiega, mis pakub teile detsembrikuu. Ja olen teile välja võtnud energiakaardi, ma toon ta teile korraks siia nagu lähemale, et te saate vaadata, ilus energia on. Ja see energia, mis teid saadab detsembrikuus nagu toonifoonina, taustana, on see energia, mis võimaldab teil, ma ütleks, et kasutada detsembrikuus oma sellist eneseväljendust, oskust, mis on teie jaoks nagu seni tundmata olnud. Ehk see on tegelikult selline energia, mis on mõeldud teie iseenese kasvamiseks. Ja see on hästi positiivne energia. See on vaimse kasvu energia. Enese avamiseks nagu just nimelt emotsionaalses plaanis. See on loov energia. Siin on emotsioonid, emotsionaalne plaan ja siin on eneseareng. Kuidas, mis ja mismoodi, seda me hakkame nüüd siis täpselt siin vaatama tarokaartidega. Et võtame siis tarokaardid välja ja hakkame vaatama teiega. Kuna see on hea energia, siis me ju ei hakka otsima võimalusi, kuidas sellest mööda minna, vaid me hakkame just vaatama, et kuidas siis seda ära kasutada ja kuidas selles energias olla, et mitte mingil juhul siis vaatame vastupidi negatiivsete energiatega seda positiivset energiat mitte minema peletada, mitte ära lõhkuda. Vaatame nüüd seda pidi. Et kuna meil on ees siis nii ehk taustaenergia on positiivne, siis me vaatame, mis oleks see negatiivne energia, mis võiks meil selle positiivi siit ära lõhkuda. Ongi lõhkumine kohe. See on enesearengu energia, täpselt see, millest ma teile rääkisin. See on enesekasv, eneseareng ja siin on tegu nüüd ikkagi nagu sellise ja emotsioonid ka loomulikult, aga ära võite lõhkuda selle energia küll. Ma kohe seletan teile lahti, kuidas. Et te jumala eest seda ära ei teeks, et te väldiks seda. Seda ma kohe hakkan teile seletama siin. Siin on nüüd väga tugevad kaardid ja ma ütlen teile kohe, ütlen teile kohe, et siin detsembrikuus toimub teil midagi väga tõsist, väga olulist. See ei ole tavaline kuu, kus nagu midagi olulist ei sünni. Vot siin on midagi nagu väga muutvat või väga tarka või väga olulist teie jaoks. Aga te olete väga võitlusaldis kohe. Olgu. Mille eest te nii õudselt võitlete? Mille eest te nii õudselt võitlete? Hakkame järjest vaatama, siis me tuleme ka selgusele, mis siin täpsemalt toimub. Kaardid on teile ilusti näha.
nii räägin kõigepealt sellest pahast negatiivsest energiast, mis võiks ära viia selle teie positiivse üldenergia. Kuidas te seda positiivset üldenergiat võite lõhkuda. Ja see ongi sõna otseses mõttes lõhkumine. Väga tugev soov on midagi lõhkuda. Väga tugev soov on midagi lammutada. Tugev soov on kuskilt ära minna, midagi lõpetada. Ma ei tea, võib-olla keegi tahab ennast vallandada aasta lõpuga. Kuskil nagu on mingisugune lõhkumise energia, lõpetamise energia, lõplikult ei ütlemise energia. Jumala eest, ärge seda tehke. See tunnetus, mis on selline negatiivne energia, see rahuneb teil maha. Ärge minge sellega kaasa. See on see, kui te tahate öelda kõik, lõpp, finish. Vot seda ei tohiks tulla, sest soovituskaart ütleb ka jääge stabiilseks. Ei tohi mitte midagi, säilitage stabiilsus. Ärge lõhkuge, ärge lammutage, ärge minge ära, ärge öelge ei, ärge lahutage. Siin ma pean nagu globaalselt silmas kohe sellised momendid, et säilitage stabiilsus. Te kahetsete väga tugevalt, kui te seda teete, väga tugevalt, sest teil on väga positiivne energia iseenesest taustaenergiana, et seda negatiivset energiat ärge mingil juhul kasutage, lükake see edasi, sest vahest on niimoodi, et lihtsalt antud hetkel, antud kuu ei ole selleks sobiv. Et oletame niimoodi, et kui te nüüd see kuu, detsembrikuus lõhute midagi ära, siis te pärast hirmsasti kahetsete seda, tahate sinna tagasi. Võib-olla te ei leia sellele mingit alternatiivi või ei leia midagi uut või midagi iganes. Aga kui kaardid näiteks ütlevad teile jaanuarikuus, et vot nüüd lõhkuge, see tähendab, et siis on õige aeg. See tähendab siis, et te taastute sellest väga kiiresti. See on teile kasuks, te saate paremaid asju nagu asemele, paremaid olukordi, paremaid situatsioone. Et sellepärast detsember ei ole lõhkumise kuu. See ei ole kohe kindlasti lõhkumise kuu. Kohe kindlasti 100% võib siin öelda. See kuu peaks olema hoopis teie jaoks rahulik. Ta peaks olema teie jaoks selline tark kuu, sõna otseses mõttes tark kuu. Et mitte mingisuguste sellise tsakk, lõhun ja kõik niimoodi nagu välkselgest taevast. Et viskan avalduse lauale ja lähen, et mitte mingil juhul. See peab olema tark, läbimõeldud kuu, teadmiste kuu. See on väga oluline. Ja teil on seda kõike. Teil on seda kõike. Teate, see on veel kuu. See on selline kuu, kui on oskus veeta aega iseendaga. Aga mitte sõltuda kellestki või millestki. Et nagu olla nagu niimoodi kuidagi oma mõtetes aheldatud kellegi või millegi külge. Et see oleks nagu negatiivne. Et see on just nimelt see oskus olla üksinda, oskus olla ise. Vajalik oskus, vot see on oskus veeta aega iseendaga kõik. Et mitte nagu hoida kinni teistest, mitte hoida kinni teiste arvamustest, mõtetest ja nii edasi. Et see on nagu väga hea kaart, iseenesest väga hea energia teile detsembriks, üleüldse igasuguste teadmiste omandamiseks, õppimiseks, koolitusteks, kursusteks, elukogemuste saamiseks. See on teadmiste omandamiseks on see ääretult hea kuu teile. See on ka selline kuu, kus inimesed teid tegelikult iseenesest vaatavad, inimesed kiidavad teid, inimesed imetlevad teid, inimesed tunnustavad teid. Aga on ka inimesi,
kes vastupidi, võib-olla on teile vastu, et mida sa nagu teed, miks sa teed, et see ei ole õige ja nii edasi. Kui nad on selles suhtes vastu, kui te midagi lõhkuda, lammutada tahate, siis on õige. Sest teil on tegelikult inimressurss, inimtoetus kui selline on teil olemas. Väga tugevalt on teil just nagu pere ja lähedaste toetus. Et siin nüüd tekib küsimus, et kellel siis nagu õigus on. Tegelikult detsembrikuus on eranditult õigus teil. Nendes protsessides, mis toimub detsembris teil, on õigus teil. Sest see on kõige targema inimese kaart. Kui jutt käib jäärast, ehk siis teie olete jäär ja keegi teine on ka jäär, siis kellel on õigus? Vot siis te olete mõlemad võrdselt õiged. Aga kui teil on keegi teine tähemärk vastas, siis olete teie õige. Te olete tegelikult see kuu, detsembrikuu, oma otsustes, oma tegemistes väga geniaalne. Ja see energia ütleb teile ka, et kuulake ennast. Siin on ärritunud olek. Kuulake ennast, rahunege. Ja teil on õigus. Teil on tarkust, teil on kogemust ja kõik see toetab teid. Et nagu mingisugust survestamist teie poole või teilt eneselt nagu ei tohiks ka olla. Kui te nüüd kaitsete väga tugevalt mingisuguseid oma positsioone, oma arvamusi, oma seisukohti, kui te nagu teie nõuate kelleltki midagi või nii edasi, see ei tohi toimuda sellises kontekstis, et kui nii ei ole, et siis ma lõpetan ära kõik, siis on krahh, kõik, finito, seda ei tohi olla. Seda ei tohiks olla. Aga üldiselt, kui te seda teete mitte nagu jõu ja survega, vaid teete seda targalt, mõistusega, kogenenult, siis te saavutate väga palju. Sest teie kogemus aitab teid, teie mõistus aitab teid, teie elutarkus aitab teid ja teie teadmised aitavad teid. Vot need on need positiivsed asjad, mis teil on. Et võtke kasutusele sellised positsioonid see kuu. Mitte midagi piuh-pauh äkki, vaid ma mõtlen, ma kaalun, ma võib-olla hangin natuke teavet juurde, sest see on ka õppimiseks hea kuu. Ja ma ei lähtu teistest. Selles mõttes, et ma ei allu nagu mingisugusele provokatsioonile või millegile, et minna kuskil mingit lõhkumisteed pidi. Aga detsember iseenesest üleüldiselt on teile selline väga hea selline kuu, kus oleks hea hoida sellist nagu eraklikku positsiooni. Eraklikku positsiooni, siin nüüd võib olla niimoodi, et kas vähem kontakte või pealiskaudsed kontaktid, aga mitte sellised tugevalt sõltuvad ja siduvad kontaktid. Üldiselt inimestega on teil väga hea läbisaamine, inimestega läheb teil väga hästi ja just eriti pere ja lähedased, sõbrad, tuttavad, need, kes on teile lähedased. Et uskuge endasse, keskenduge endale, keskenduge oma mõtetele, keskenduge oma teadmistele, kogemustele. Sest teil, ainuüksi teil, on see kuu 100% õigus. Kui te just ei ole muidugi teise jääraga vastastikku, siis sellisel juhul on teil, sellisel juhul mõlemal õigus. Et te olete nagu absoluutselt õige ja teil on absoluutselt õigus. Teate, mis, laske pingel jahtuda, laske rahuneda ja kõik läheb hästi, sest see on rahunemise kaart. Kõik läheb hästi
just nimelt teie õigluse poole pealt. Iseenesest see kuu, nagu ma ütlesin teile ka siin, see on tegelikult ka selline, see on tegelikult teile hästi rõõmus kuu, hästi positiivne kuu. Et kui teil tekibki selline äkkmõte või selline äkkrünnaku situatsioon, et kus te tahate nagu seda lõppu või midagi teha, siis keskenduge ka oma emotsioonidele. Teil on tegelikult väga positiivsed emotsioonid see kuu iseenesest ja kui te tunnete, et teil on kuidagi raske ja teil ei ole jõudu ja te ei liigu edasi, siis teid aitab teie pere, teie sõbrad, teie lähedased ja teie enda rõõmsameelsus, positiivsed emotsioonid, pidustused ja nii edasi, detsembrikuu. Aga rõõmuskuu see on, aga ainult neil, kes lülitavad ennast sellesse positiivi sisse. Et te elate tegelikult selle kuu siis väga meeldivalt. Et suhtlemine, hästi palju suhtlemist, positiivne on teile suhtlemine. Aga siin on niimoodi, et mitte koguseliselt palju suhtlust, vaid siin on oluline suhtluse kvaliteet. Mitte suhtluse kogus, vaid kvaliteet. Ja see annab teile mingisuguse toetuse. See annab teile mingisuguse hoole, see annab teile mingisugust tähelepanu. Väga tugevalt teie pere ja teie lähiümbrus toetab teid, väga tugevalt. Pühenduge lähedastele, pühenduge nendele lähedastele tuttavatele, kes teil on, perele, sõpradele. Võib-olla isegi väga-väga lähedased kolleegid, kes teil on hästi lähedaseks saanud. Nendega te saate suure energia. Te saate energia juurdevoolu. Emotsionaalselt nagu maksimaalselt positiivse tulemuse. Nad toetavad teid kohe kindlasti. Ja nad on teie poolt. Teate, ärge tehke lihtsalt järske liigutusi, vaid vaadake, jälgige lihtsalt kõrvalt, mis toimub, kuidas toimub. Selle lammutamise osas, aga ärge tehke ise järske liigutusi, sest tegelikult stabiilsus tuleb teile. Midagi teil nagu lähiminevikus jäi väga tugevalt kuskil siin õhku rippuma, mingisse ooteseisundisse või osadel teist võis toimuda ka mingisugune võib-olla ümbermõtestamine. Võis ka nii olla. Üks kahest. Aga nüüd tahate midagi väga-väga tugevalt tahate. Midagi te tahate väga tugevalt. Energeetika ütleb teile, vaja teha. Aga mitte lõhkuda. Teate, see, mida te väga tugevalt tahate, siin on nagu mingisugune sõltuvus, väga-väga tugev sõltuvus, seotus, kas 2 inimesega või 3 inimesega või midagi sellist on siin väga tugevalt ka, mitte kõigil, osadel, sest kõigil ei ole inimestega, osadel on olukordadega see seotud või tegevustega. Aga siin on mingi tugev aheldatus, tugev seotus ja nüüd te tahate kuidagi lõhkuda seda, midagi siin lõhkuda. Teate, te nii õudselt tahate midagi, et teie sees nagu karjub kohe niimoodi. Tee, mis sa istud, tee. Midagi nagu kohe niimoodi karjub teie sees. Siin on ääretult tugev huvi millegi vastu. Põletav huvi on, selle kaardi järgi on põletav huvi, uskumatu huvi. Aga võitlete selle vastu kõvasti. Midagi on siin seoses minevikuga, Väga tugevalt tahate, kardinaalselt tahate midagi muuta. Mul on kõrini, ma tahaks lõpetada, ma tahaks muuta. Kas oli lähiminevikus võib-olla mingisugune selgusetus,
mingi tunnetus, et ei saa millestki kuskil nagu aru. Võib-olla mingisugused kahtlused või midagi. Aga kahtlema hakkate, mis hakkab faktiliselt reaalselt toimuma, te hakkategi kahtlema ja kõhklema. Aga selles suhtes on see hea, kui te kahtlete ja kõhklete, kas midagi lõhkuda. Selles suhtes see on väga hea. Sest ei lõhu midagi ära. Te jätate selle kuidagi nagu passiivsuses. Ta oli passiivsuses teil, aga siin jääb ka passiivsusesse. Kuulge, teid kiidetakse. Teid tunnustatakse, mingisugused inimesed ikkagi nagu väga toetavad teid. Inimesed väga toetavad, aga teie tahate midagi kuskil nii õudselt ära lõhkuda. Mingi ääretult tugev side on. See on tugevamast tugevam sõltuvusside kellestki millestki. Ja te tahate ära lõhkuda, aga ei tohi see kuu lõhkuda. Ei tohi see kuu lõhkuda. Väga tugevalt kaitsete ennast, väga tugevalt. Aga teid inimesed näevad, et te võidate mingisuguse teatud olukorra oma elus. Mingi situatsiooni te võidate ja tuleb teile stabiilsus, tuleb rahu. Et kuu lõpus te oletegi, mõned on lihtsalt kodus, naudivad jõule, naudivad aastavahetust, lihtsalt on perega kodus, tunnete rõõmu ja olete kodune, sõna otseses mõttes. Kas olete kodune või veedate aega nagu pereringis, perekesksis ja nii edasi. Et selline, aga stabiilsus tuleb teile kuu lõppu. Et selline lammutamise energia teil kaob ära. Palju mõtteid on kuu lõpus, aga te ei võta vastu mitte mingisugust otsust ikkagi. Te ei võta endale mingisugust vastutust, et teil on mingisugune nagu ummik peas. Ei suuda kuidagi midagi otsustada. Et siin on nagu mõtetest on nagu väga piiratud olek. Te ei tea, kuidas nagu tegutseda või te ei saa või suuda tegutseda. Nagu oleks nagu mingisugune tupikseis kuskil siin. On mingisugune kinnisus ja puudub võimalus kuidagi nagu edasi liikuda, edasi tegutseda. See kaart räägib konkreetselt eemaldumisest, aga mitte osalemisest. Aga eemaldumine oli selles suhtes ja ühesõnaga kuu lõpus on nagu tegevustes on siin mingisugused piirangud. Siin on näha, et siin nagu mingisugust vastutust ei võta, ühesõnaga te jääte seotuks sellega, millega te olite seotud. Sellega te seotuks jääte või kas see on olukord inimene või ma ei tea, mis ta teil on, et te ei lõhu seda ära. Te jääte sellesse sõltuvussuhtesse, sõltuvusolukorda ja nii edasi, aga see on positiivne teile, see on hea teile. Ilmselt hiljem mõistate siis miks. Võib-olla jaanuaris kaardid näitavad. Sellisena nägin ma teie detsembrikuud. Ma tänan, et te kuulasite, vaatasite ja ma soovin teile väga-väga ilusat detsembrikuud ja me kohtume peagi.